mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja minu nimi on Kätlin Tannin. Kes ja mis meil täna aias on, Silja? Täna on meil aias Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi dotsent Maire Tuul ja teemade ring keerleb ümber oluliste mõistete alushariduses ja lapse arengu hindamise. Tere tulemast saatesse! Tere tulemast! Aitäh, et kutsusite! Alustuseks võiksime natukene rääkida teie teekonnast alushariduses, et kuidas te alushariduseni jõudsite ja milline see on olnud? Minu teekond alushariduse valdkonnas algas 1994. aastal, mil asusin õpetaja abina tööle Viimsi lasteaias Piilupesa. Lapsepõlves ma ise lasteaias ei ole käinud, seega oli see täiesti hüppe tundmatusse. Et keskkoolis õppisin toitlustuse süvaõppega klassis, pärast keskkooli õppisin fotograafiks, töötades siis väga lühikest aega ka Tallinn Filmis negatiivi monteerijana ja siis sündisid lapsed, olin 6 aastat nendega kodus ja pärast seda tuli siis hakata otsima kohta, kus saaks töö ja pereelu väga hästi ühitada. Ja tol ajal tundus, et see lasteaiatöö sobib selleks kõige paremini ja selline pakkumine lasteaeda tööle minna tuli üldsegi minule Mustikametsas. Sõbrannaga Mustikal olles ta ütles, et tema läheb tööle ja tema oli lasteaiaõpetajaks õppinud. Ja siis me arutasime, et mina pean ka varsti tööle minema. Ja ta pakkus, et aga äkki sa tahad tulla õpetaja abiks. Ja ma ei teadnud tegelikult mitte midagi, mida lasteaias tehakse, mida õpetaja abi teeb. Aga ta kinnitas, et seal midagi keerulist ei ole ja nii ma siis sinna kandideerisin. Ja tegelikult ma ei ole siiani kahetsenud seda sammu, sest lasteaias on olnud tõesti väga tore ja ma ei vahetaks seda sammu küll mitte millegi vastu. Et meil oli väga tore kollektiiv, selline edumeelne juhtkond, kes töötajate ametialast arengut igati toetas ja seega sain siis selles lasteaias ära proovida nii õpetaja, juhataja asetäitja õppekasvatustöö alal, tegevjuhi kui ka tegevjuhi abiameti. Ja kokku töötasin siis selles lasteaias 15 aastat. Seejärel siirdusin seoses doktoriõpingutega Tallinna Ülikooli, kus ma siis praegu töötan alushariduse dotsendina, õpetades tulevasi lasteaiaõpetajaid. Te olete seal ülikoolis tegelikult hästi tegev või hästi tegus. Et mis on need tegevusvaldkonnad, mida te veel seal ülikoolis teete või mida te õpetate üliõpilastele? Hetkel minu põhivaldkond on muidugi matemaatika ja matemaatikadidaktika, aga hästi ise olen huvitunud erinevatest pedagoogilistest lähenemistest, sellepärast, et see lasteaed, kus ma töötasin, oli tol ajal ka üks esimesi regiopedagoogika lasteaedu ja seega siis on kõik need Montessori, Steiner, hea algus ja nii edasi, et need on sellised valdkonnad, millega tegelen. Lisaks on nüüd lisandunud robootika, sest hästi põnevaid uusi vahendeid on kogu aeg turule tulnud, aga samas meie näeme, et õpetajatel jääb puudu informatsioonist, mida nende asjadega peale hakata, ehk kuidas neid pedagoogilisel eesmärgil kasutada. Ja mul on väga hea meel, et Jaanika Leoste, kes on juba väga kogenud ja pikaajaline tegutseja selles robootika valdkonnas, on siis mind nii-öelda kaasanud ja nii me siis ka selle valdkonnaga tegeleme. Kas te kuulute mõnda erialaliitu või ühingusse ka, mis on seotud alushariduse valdkonnaga? Ja, ma kuulun Eesti Lasteaednike Liitu. Kõigepealt sellepärast, et ma näen, et sellistel liitudel on väga suur jõud taga, et kui üksik õpetaja on tahab mingit muret lahendada, siis tal on seda palju keerulisem teha kui siis, kui nende kõneisikute taga on, eks ju, sadu inimesi. Et seega kindlasti ühtsuses peitub jõud, koondume ja niimoodi me saame väga paljud mured ära lahendada. Aga teiselt poolt nüüd ma kuulun muidugi ka rahvusvahelise alushariduse ühendusse ja siis ka
Euroopa alushariduse ühendusse, et üks neist siis see Euroopa alushariduse ühendus ECRA, nagu ta nimetatakse, on siis selline ühendus, mis organiseerib ka igal aastal sellist aastakonverentsi ja miks on oluline olla selliste ühingute liige, sest ühelt poolt, kui me oleme Eestis ja me ajame ühte asja, siis läbi selle kontaktide, inimestega koos olemise, asjade arutamise saab palju asju selgemaks. Me näeme sellist üldisemat pilti ja nüüd seal Euroopa alushariduse ühendusse kuuludes täpselt samamoodi me ju saame reaalselt inimestega kokku, me saame asju arutada ja see väga avardab meie silmaringi, sest näiteks kui me räägime siin nendest erinevatest õpikäsitlustest, meie püüdleme lapsest lähtuva kasvatuse poole, samas kui võtame maailma mastaabi, siis on palju riike, kus on vastupidi, liigutakse lapsest lähtuvast kasvatusest pigem rohkem sellise struktureeritud õpetamise poole. Ja samas, kui me vaatame ajalooliselt, siis tegelikult kõik riigid liiguvad seal sellel skaalal siis ühest punktist teise erinevatel ajahetkedel, on erinevad riigid erinevas kohas ja eesmärgid on teistsugused ja sealt annab hästi-hästi palju õppida. Kui me teid tänaseks saatesse kutsusime, siis me lootsime teiega arutada lapse arengu hindamise erinevaid meetodeid, kuna te olete ka seda varasemalt uurinud. Doktoritöös teil üks põhirõhk oli ka erinevad mõisted, mida alushariduses kasutatakse ja et me saaksime arutada seda, mida me üldse laste puhul peaksime hindama, et mis on siis tähtis. Et see oleneb siis sellest õpikäsitlusest, mis on ka selline huvitav sõna, et palun avage, mis asi on õpikäsitlus, mis asi on muutunud õpikäsitlus, nüüdisaegne õpikäsitlus, et kust need mõisted tulevad ja mida üks kaasaegne lasteaednik peaks nendest teadma? Õpikäsitlus iseenesest on arusaam õppimisest ja õpetamisest ehk arusaam sellest, kuidas laps kõige paremini õpib ja kuidas siis täiskasvanud peaks seda õppimist toetama. Ja tõepoolest alushariduse valdkonnas on neid erinevaid õpikäsitlusi päris mitu, mis tekitavad segadust, ehk me räägime ju põhiliselt 4 õpikäsitlusest, täiskasvanust lähtuvast, lapsekesksest, lapsest lähtuvast ja lapse juhitud kasvatusest. Ja kahjuks on niimoodi, et osad neist terminitest on tõlgitud inglise keelest võib-olla ja eesti keeles kõlavad niimoodi, et nad annavad nagu natukene valesid signaale ja sellepärast võib-olla ongi õpetajatel tekkinud see segadus, et mis see lapsest lähtuv kasvatus on ja mis see lapse juhitud kasvatus on. Ja selles suhtes oligi minu põhiline eesmärk võib-olla doktoritöö ajal natukene selgitada neid kõigepealt iseendale, mis on nende erinevate õpikäsitluste erinevused ja teiselt poolt mind huvitas ka see, et kuhu me siis tegelikult Eestis oleme jõudnud. Sest mulle tundus tol hetkel, et sõnades rääkisime ühte, aga tegudes oli näha midagi muud. On muutunud ja nüüdisaegne õpikäsitlus. Et kas need sõnad on midagi üksteisest väga erinevad või on nad samad või? See on ka jälle selline huvitav küsimus, sellepärast et tegelikult tähendavad need täpselt ühte sama asja. Ehk lihtsalt ühes ülikoolis võeti kasutusele muutunud õpikäsitlus, teises ülikoolis hakati rääkima nüüdisaegsest õpikäsitlusest, aga sisu on mõlemal sama, et midagi, see muutunud õpikäsitlus tähistas nagu seda, et me peaksime seda, mida me oleme siiani teinud, kuidagi muutma. Ja nüüdisaegne tähendas tegelikult ju täpselt seda sama, et nüüdisaegne me peaksime kuidagi teistmoodi tegutsema, kui me varasemalt oleme tegutsenud. Nii et sõnum on ikka üks, et laps peaks olema meie tegevuse keskmes. Täiskasvanu jääb alati vastutama lapse arengu eest, et me ei saa lasteaias anda vastutust täielikult lapsele üle, aga samas laps areneb ikkagi läbi tegutsemise, talle tuleb luua keskkond, õpetaja on see, kes teda toetab, aga õpetaja ei pea olema alati see, kes ütleb, kuidas asjad käivad, vaid õpetaja peaks ennast natukene taandama sellest otsesest õpetamise protsessist ja püüdma siis kaudselt läbi õpikeskkonna ja läbi tugitegevuste, läbi olemasolemise siis toetada seda lapse arengut.
aga kust see siis järsku tuli, et avastati, et nüüd on vaja teha muutunud õpikäsitlust? Jah, üldiselt räägitakse, et see õpikäsitluse muutumine sai alguse 1988. aasta õpetajate kongressist, kus siis olid õpetajad juba jõudnud mitte ainult lasteaia tasandil, vaid see on ikkagi kogu haridussüsteemis oldi jõutud sellele tasandile, et nähti, et meil ei ole enam vaja ühiskonnas võib-olla nii palju käsutäitjaid, mida toodab täiskasvanust lähtuv kasvatus, vaid meil on vaja rohkem inimesi, kes suudaksid ise otsuseid võtta vastu, et inimesi, kes suudaksid juhtida, luua firmasid ja nii edasi. Ja tegelikult see soov oli ju küpsenud ikkagi aastatega ja aastakümnetega enne seda, aga lihtsalt kusagil tuli see murrang nii-öelda teha ja võib-olla siis hakati rohkem rääkima sellest, et ikkagi kui me tahame, et laps oleks iseseisev, suudaks enese eest hoolt kanda ja ka ise midagi algatada, siis seda tuleb ka varakult õpetada, et ei saa niimoodi, et täna on laps ainult käsutäitja ja homme ta on juba suure firma looja ja võtab ise vastu otsuseid. Ehk siis sellest on juba räägitud tegelikult aastakümneid, kui nii võib öelda. Te oma doktoritöös uurisite, kas see õpikäsitlus on rakendunud? Olen ma õigesti aru saanud? Jah, et nüüd tulekski siis küsida, et missugune täpselt see muutunud või nüüdisaegne õpikäsitlus on, et ja kui me räägime alushariduse kontekstis nüüd kahest sellisest lapsekesksest ja lapsest lähtuvast kasvatusest, ehk lapsekeskses kasvatuses on ikkagi õpetaja ja täiskasvanu roll suurem. Õpetaja väga paljus ikkagi planeerib ja tegevusi ette ja viiakse siis koos lastega neid tegevusi läbi. Õpetaja küll kogu aeg jälgib, et lapsed saaksid hästi palju ise tegutseda ja olla aktiivsed. Õpetaja kuulab laste soove ja kui võimalik, siis ta nendega arvestab. Aga nüüd lapsest lähtuv kasvatus on võib-olla selline meie õpetajatele kõige uudsem, kõige rohkem võib-olla arusaamatu, sellepärast et seal on öeldud, et õpetaja ei ole see ainuplaneerija, vaid et laps ja õpetaja või täiskasvanu on võrdväärsed partnerid. Et lapsepõlv iseenesest on ka juba väärtus omaette ja lapsed on täpselt samasugused isiksused nagu täiskasvanud ja seega siis tuleks ka tegevusi kavandada koos ja et laps peaks saama osaleda nendes tegevustes, nendes aruteludes, mis puudutavad teda, tema arengut. Ja seega see on võib-olla tekitanud hästi palju küsimusi, et kuidas siis nüüd, me oleme kogu aeg ette planeerinud kõiki tegevusi. Kuidas ma lähen sinna laste juurde ja kuulan, mida nad tahavad ja ma kohe oskan neile pakkuda seda, mida nad soovivad. Et see on hästi palju küsimusi tekitanud ja teiselt poolt, kuna nüüd sellest on vähemalt 10 aastat või 20 aastat juba räägitud sellest lapsest lähtuvast kasvatusest, siis kui sul ei ole veel eriliselt mingisuguseid kogemusi ja sa kuuled kogu aeg, et sa ei tohi väga sekkuda laste tegevustesse ja sa pead innustama neid ise otsuseid vastu võtma ja nii edasi, siis võib tekkida inimestel arusaam, et lapsest lähtuv kasvatus on see, kus täiskasvanu laseb lastel ise tegutseda täpselt nii, nagu nemad tahavad ja et ta võtab endale ainult sellise ütleme politseiniku rolli või et ta sekkub siis, kui laste elule ja tervisele on mingisugune oht, aga muidu usub, et lapsed on siia maailma sündinud uudishimulikena, nad tahavad õppida, nad leiavad ise, nad tunnetavad ju ennast kõige paremini, nad leiavad alati kõige paremini need tegevused, mis neile just parasjagu mingisugust arengut võimaldavad ja sel juhul sageli jäetakse need lapsed lihtsalt omapäi. Ja selle kohta on siis nüüd ka oma nimetus, see on lapse juhitud kasvatus tegelikult ja mida ma nüüd oma doktoritööd tehes ka märkasin, et kui võib-olla siin 20 aastat tagasi keegi ei oleks isegi selle peale tulnud, et lasteaias võiks olla lapse juhitud kasvatust, siis nüüd tuli välja, et seda ikkagi kipub juba näha olema ja just nimelt nendel ilma pedagoogilise hariduseta
noortel on võib-olla suurem kalduvus just nimelt see lapse juhitud kasvatuse poole, sest nad lihtsalt ei tule toime veel lapsest lähtuva kasvatusega. Kas see võib siis niimoodi olla, et kui õpetaja on algaja, et siis ta võiks, ma ei tea, rakendada lapse keskset kasvatust ja kui ta juba on kogemustega, et siis ta liigub sinna lapsest lähtuvasse kasvatusse. Kas see on umbes nii? Jah, umbes nii ta tegelikult on, et kui sul ei ole üldse mingisugust kogemust lasteaias, siis erinevad sellised õpetaja professionaalse arengu mudelid, nendes on ka välja toodud see, et õpetajatel esimesed aastad, kui nad lähevad tööle, siis neil on nii palju tegemist iseendaga, et nad ei suuda märgata samaaegselt kõiki lapsi rühmas, sest tavaliselt põhimure on ju see, et mida ma neile homme õpetan. Ma ise ei tea nendest valdkondadest veel midagi. Homme on jälle vaja mingisugune kunstitegevus, mingisugused matemaatikategevused, kuidas ma neid lõimin. See tähendab, et õpetaja tegelikult esimestel aastatel kogu aeg mõtleb seda, et mida ma teen ja ta ei jõua tegelikult jälgida ja hallata kogu seda gruppi. Nii et temal on hästi palju kasu nendest reeglitest, raamidest. Ta saab omale põhjalikud konspektid valmis kirjutada, kui tema tahab, sest et muidu ta lihtsalt ei tule toime. Ja seda mööda, mida rohkem õpetaja on, siis saab kogemust. Tal tekivad teatud vilumused juba. Ta ei pea, tema töömälu ei pea kogu aeg hästi paljude asjadega korraga tegelema ja ta seda kaudu saab rohkem tähelepanu pöörata juba lastele. Nii et kahjuks see jah, nii on, et kui sa oled alles täiesti alustav õpetaja, siis sa lihtsalt ei ole võimeline tegema seda, mida teeb lapsest lähtuv õpetaja, kes on kogenud ja siin ma tahan jälle toonitada, et ainult kogemusest ei piisa, sul peab olema hästi palju teadmisi. Nii et sellepärast tavaliselt me teeme sellise joonise, kus on näha, et kui sul on vähe teadmisi, oskusi, siis on sinule jõukohane selline täiskasvanust lähtuv kasvatus. Mida rohkem sul teadmisi, oskusi tuleb, siis on see lapse keskne kasvatus ja lapsest lähtuv kasvatus on see nii-öelda kõrgeim pilotaaž, et see on ülimalt professionaalsed õpetajad tulevad sellega hästi toime. Aga kui sa tahad kohe, sul ei ole neid teadmisi, oskusi, sa tahad kohe olla lapsest lähtuv, siis võib juhtuda, et sa lõpetad hoopis lapse juhitud kasvatuse. Rääkisime nendest 3 mõistest, aga oli 4 ka, käis läbi siin, et täiskasvanu keskne kasvatus. Et võib-olla valgustaks seda ka, et Tegelikult kuigi tänapäeval või alguses, kui hakati rääkima uuenenud õpikäsitlusest ja nii edasi, siis ikkagi mõeldi seda, et me tahame sellest täiskasvanust lähtuvast kasvatusest eemalduda ja et see uus lähenemine on parem just nimelt sellepärast, et lapsed saavad ise võtta natukene ka vastutust oma õppimise eest, nad saavad tegutseda, nad saavad mõtestada, nad saavad rohkem aru, mida nad õpivad. Et kui see täiskasvanust lähtuv õpetus on ikkagi see, et meile on antud ette või tähendab, õpetajal on juba valmistatud ette mingisugused teemad, ta teab, mis teema millele järgneb, didaktikud on väga suurt tööd teinud, hästi palju on abistavaid materjale õpetajatele ja sageli õpetajad võisidki võtta juba kellegi näidismaterjalid, minna ja nad olid 100% kindlad, et nad ei saa väga valesti midagi teha, sest et need olid väga tarkade inimeste poolt koostatud materjalid ja sellepärast hästi sageli ka nendest kinni hoiti. Aga ja tegelikult on ju praeguseks ka on tehtud erinevaid uuringuid, et missugune õpikäsitlus siis parim on ja et mis on ühe või teise sellised varjuküljed ja ma peaksin ütlema, et kahjuks on igal õpikäsitlusel oma head ja oma vead ja lihtsalt õpetaja peab neid teadvustama. Et näiteks täiskasvanust lähtuv õpetus, kus on hästi palju sellist ette määratust, sobib väga hästi autistlike joontega lastele, sest nemad tahavad teada, mis tulemas on. Ja kui midagi selles päevakavas muutub, siis see tekitab neil nagu sellise ärevuse hoo, et nad ei suuda enam orienteeruda maailmas. Täpselt samamoodi on hästi oluline ju selline ettemääratus beebidele,
sealt edasi 2-3-aastaste rühmas on ikkagi oluline, et kõigepealt saavad selgeks reeglid, kuidas me toimetame ja alles siis tuleb vabadus. Enne peavad olema ikkagi sellised konkreetsed teadmised olemas. Nii et seega pigem ma ütleks niimoodi, et see täiskasvanust lähtuv, lapsest lähtuv, et igapäevaselt me opereerimegi, me kasutame mõlemast lähenemisest võtteid vastavalt sellele, mida kellele on vaja. Et me ei saa öelda niimoodi, et kõikidele meeldib kogu aeg vastutada, et see, et ma ise saan kogu aeg luua. Kõik lapsed ei ootagi seda. Ja kõik täiskasvanud ise ei tunne ennast sellises maailmas kindlalt. Nii et kõige targem õpetaja on see, kes tabab ära, kuidas kellelegi läheneda, mida keegi ootab, mida kellelegi vaja on. Ja muidugi me ei saa ju öelda, et sellele lapsele meeldib kogu aeg käske täita, et siis me üldse temaga talle seda vastutust ei anna, aga pigem lihtsalt õpetaja hakkab talle seda tasapisi andma. Ja ka ise, kui ma tunnen ennast veel ebakindlalt, ma ei tea, kuidas neid mänge ja tantse kõiki organiseerida, siis ma alguses ju ikkagi võtan nii, et ma teen endale hästi põhjalikult asja selgeks ja siis ma lähen alles, hakkan natukene vabamalt ennast tundma ja võib-olla teen juba natukene vähem detailsed plaanid ja siis lõpuks mul on ainult mõned märksõnad panen endale kirja, nii et nii see areng toimib. Et ma ei saa öelda, et üks on väga paha ja teine on väga hea. Ühe koha peal ma ütlen küll, et palun mitte seda nii-öelda heaks praktikaks lugeda, on see lapse juhitud kasvatus. See tähendab see, et kui me jätame lapse tegelikult toest ilma, et me ei aita teda, kui tema loob ise oma teadmisi, ta võib-olla loob mingisugused valed seosed, tal tekivad teooriad ja kui me neid õigel ajal ei korrigeeri, siis tal on väga raske ju hiljem mingisugust teistsugust teadmist sinna selle vale baasi peale liita, ehk tal tekib selline väga suur kaos oma peas. Nüüd teeme saatesse väikese pausi, et kuulata ära meie saatesarja Viimane kirss tordil. Kui oleme rääkinud saates sellest, et last tuleb kuulata, arvestada lapse mõtetega, siis ajaloos oli periood, kus igasugune isemõtlemine polnud väga soositud. Kirss tordil. Me teame, mis juhtus juunis 1940 ja augustis 1940 lasteaednike selts tuli kokku ja see tegevus lõpetati, sest uue riigikorraga hakkasid kehtima uued nõuded ja näiteks kohe samal sügisel pidid ka meie lasteaed pidama suure oktoobrirevolutsiooni tähtpäeva, pidid sisse seadma punanurkisid lasteaedadesse ja pidid aru andma ka, kui palju on astunud noori naisi komnoorteks. Kuid ajalehe sõnum 4. jaanuarist 1944 teatab Eesti Sõna number 1, et Eesti Lasteaednike Selts alustas tegevust. Eesti Lasteaednike Seltsi peakoosolek peeti 30. detsembril 1943 ja sinna valiti uus juhatus. Ann Sooserv, Tallinna 5. lasteaed, Ella Tuberik, toona siis Tallinna 12. lasteaed, Minna Tamm, Tallinna 1. lastepäevakodu, Pauliine Mars, 2. lasteaed, Marta Kiviväli ja Marta Haas ja Elli Järvekülg. Ja revisjonikomisjoni valiti Marta Kärmu, Hilda Suurallik, Leida Onno. Kuid praegu ei ole mul täpselt teada, kui kaua siis saadi tegutseda. Aga olgu öeldud, et meie esimese põlve kutselised lasteaednikud, nende panus meie lasteaedade arengusse on kulla väärtusega, sest ma pean eriti oluliseks, et need esimesed kutselised lasteaednikud said koos töötada hiljem kutset omandanud, kas siis Eesti Vabariigi ajal
või juba siis uue riigikorra tingimustes. See oli erakordselt tähtis aeg. Ja kui 50ndate algusest algas see periood, kus sooviti vabaneda õppeasutustes, aga ka lasteaedades nendest inimestest, siis ometigi oli teatepulk üle antud. Üks näiteid. Marta Haas, kes on kirjutanud oma mälestused käsikirjas ja mis on hoiul Eesti Ajaloomuuseumis, kirjutas, et peale sõda, teist maailmasõda, oli veel meie kasvatajate tööplaanid küllalt loomingulised ja seda tehti kuu teemade raames. Aga see õpetuse saidki nad juba seal Tartu Lasteaia Seltsi kursustel, mis jätkus Tartu lasteaednike seminariski ja nüüd huvitav leid oli, kus ajaloolane ja kes on siis kodu-uurimisega seotud, proua Merike Naaber, kelle ema oli Tallinnas lasteaia juhataja, köitis kokku oma tütre Merikese lasteaia tööd ja need albumid hoidis see proua enda käes. Ja seal ta kirjutab, et 47-48, et seal oli samuti kuu töö teema. Ühesõnaga, põhimõte on selles, et kõik need valdkonnad, mida lasteaias õppekasvatustegevuses läbi viidi, oli seotud ühe keskse teemaga. Ja seda pidi siis 4 nädala jooksul lastega harjutama, läbi viima, aga muidugi mitte iga kord üht ja sama, vaid erineval viisil, et lastele jääks hästi omandatu meelde, et lapsed saaksid oma käelistes tegevuses väljendada omi mõtteid või siis muusikategevustes ja nii edasi ja nii edasi. Kersti Vardil. Kust tuleb õpetajale see tugi? Et kas juhtkond toetab seda või on õppekava, mis toetab või kuidagi peaks minema seda õppima, et kust tuleb õpetajale tugi, et ta saaks liikuda lapsest lähtuva kasvatuse suunas, sest laps on ikka valmis. Ma tahaksin kohe öelda, et laps ei ole alati valmis. Laps peab täpselt samamoodi kasvama, vastutust võtma ja ise otsuseid tegema. Et seega tegelikult kogu see rühm peab nagu koos liikuma, et õpetaja peab olema ikkagi ilmselt see, kes eest veab, et lapsed ei saa ise hakata ju tegutsema, kui õpetajal seda meelsust ei ole. Aga kuskohast õpetaja abi saab, kui tal tundub, et ta tahab teistmoodi teha, et ta näeb, et see, mida ta on senini teinud, see ei anna võib-olla häid tulemusi, et hästi hea näide on õpetajal selle kohta, kui õpetaja ütleb, et ma olen nädal aega rääkinud ühest asjast ja siis ma küsin reedel laste käest, et mida nad sellest teavad ja lapsed ei tea mitte midagi. See on kohe kindlasti üks koht, kus õpetaja peab endale otsa vaatama ja mõtlema, ma pean midagi muutma. Niimoodi edasi ei saa minna. Asi ei ole lastes. Asi on selles, kuidas on asja õpetatud. Ja siis võib-olla esimene samm ongi see, et kuula rohkem lapsi, räägi ise vähem. Aga et kui õpetaja nüüd tunneb, et ta tahaks teisiti teha, aga ta väga hästi veel ei tea, et kuidas siis teisiti, siis loomulikult juhtkond on ju meil lasteaias selleks, et õpetajaid toetada. Ja esimene samm oleks ikkagi juhtkonnaga asi läbi arutada. Ja läbi arutada on sellepärast ka oluline, et sealt tulevad välja ka need erinevad arusaamad võib-olla. Et võib-olla õpetaja on küll väga innustunud, aga ta näeb, et ta ei suuda seda selgeks teha juhtkonnale, et millest ta innustunud on, mida ta tahab muuta. Ja siis muidugi õnneks meil on erialaliidud, kuhu koondub tegelikult kõik selline informatsioon, et alati on õpetajaid kusagil teises maakonnas võib-olla, aga kes on juba kogenud, kes juba teavad, kuidas edasi minna, kes saavad kõige paremini aidata. Et võib-olla teine õpetaja ongi kõige parem õpetaja sellepärast, et
et ta on ise seda tee läbi käinud. Ta saab aru, millest teine inimene aru ei saa, millest tal on abi vaja. Et alguses on ikkagi ju vaja nagu konkreetseid näiteid ka ette, et kui mul üldse ei ole ettekujutust, kuidas ma seda teen, siis ma tahaks, et keegi ütleb, et vaat mina tegin niimoodi, äkki sina proovid ka. Et täpselt samamoodi ükskõik kui loovad õpetajad me oleme, kui me millegi uuega alustame, siis me tahame ju näpuga järge ajada esialgu, et ise seda kindlust kätte saada ja siis tekib meil see loovus ja me saame tunda ennast vabalt mingi asja edasi arendamisel. Nii et kindlasti erialaliidud, lasteaednike liit on selleks vägagi sobilik koht, sest et ma tean, et lasteaednike liit organiseerib ka väga vahvaid selliseid ühistegemisi nagu suveseminarid ja muud, kus õpetajad saavadki rääkida, jagada oma kogemust ja sealt tekivad ka kontaktid. Et võib-olla tekib väga hea partnerlus mõne täiesti kaugel asetseva õpetajaga ja praegu on ju selleks väga head võimalused omavahel kontakti hoidmiseks. Ja kindlasti on meil olemas ülikoolid, kelle poole võib pöörduda, kindlasti võib küsida täiesti selliseid enda soovidele vastavaid koolitusi, et kui me oleme võimelised, siis me paneme ka selliseid pakette kokku. Nii et kindlasti ei tasu jääda üksinda oma sellise murega ja loomulikult, kui sa tahad üldse midagi oma rühmas muuta, siis esimene tasand on kogu rühma meeskond. Kõik inimesed, kes on rühmas, peavad asjast samamoodi aru saama, sest et kui sa üritad hakata midagi uut moodi tegema niimoodi, et teised ei ole sellega nõus, no siis jõuda tööle. Ma usun, et kahjuks see õpetaja liiga kiiresti põleb läbi, et ta lihtsalt ei suuda saavutada seda, mida ta tahab. Ja täpselt sama on ka see juhtkonnaga kokkulepete tegemine ja läbirääkimine, sest kui sa oma rühmas küll oled saavutanud seda, et ma tahan teistmoodi teha, aga juhtkond ootab ikka nagu kuidagi teisele õpikäsitlusele omaseid tegevusi, siis lõpuks sa ei jaksa lihtsalt ju võidelda tuuleveskitega, et siis sa ikkagi jälle lõpuks lähed vana raja juurde tagasi, et selles suhtes hästi oluline on nendest asjadest rääkida. Et kui nüüd õpetaja tahab teada saada, ütleme, mingitest uutest suundadest, eks ju, et üks oli see, et ütlesid, et need erialaliidud on, mis pakuvad seda teavet ja et sa suhtled oma kolleegidega üle Eesti siis. Aga kas on veel mingid allikad, millel õpetaja peaks silma peal hoidma? Et kuskohast õpetaja saab seda teavet uutest arengutest. Kõigepealt ma peaksin ütlema, et Eestis on olemas selline ajakiri nagu Eesti haridusteaduste ajakiri. Ma loodan, et ka lasteaiaõpetajad hoiavad sellel ajakirjal silma peal, see on eestikeelne. Ja seal tutvustataksegi just nimelt selliseid uuringute tulemusi ja nii edasi. Nii et kindlasti üks allikas. Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht on päris hea infoallikas, sest sinna pannakse üles kõik sellised riigi suundumused ja sealt leiame väga olulist informatsiooni. Riikliku õppekavaga peaksid olema kindlasti kursis kõik kogu rühma personal, siin ma ei mõtle ainult õpetaja, sest nii-öelda nüüdisaegse õpikäsitluse kontekstis on meeskond tegutseb, mitte üksikisik. Et meeskond tegutseb ja meeskond on nii tugev, kui tugev on nende kõige nõrgem liige. Nii et seega kogu meeskond peaks olema kursis riikliku õppekavaga, mis annab need suunised, ka õpikäsitluse suunised. Nii et neid võimalusi on kindlasti veel. Õpetajate leht, siis on erinevad sellised internetipõhised õpetajate kogukonnad, et kes tahab, see leiab hästi-hästi palju informatsiooni, aga selle informatsiooni töötlemisel peab olema see kriitiline meel. Sellepärast, et kui me nüüd loeme lihtsalt mingisuguseid päevakajalisi ajalehti, siis sealt tuleb väga erinevat informatsiooni ja kui me kõike seda tõe pähe võtame, no siis me ilmselt oleme ise ka väga suures kaoses, sest need sõnumid on tihti ka täiesti vastukäivad. Et seega ikkagi Eesti haridusteaduste ajakiri on selline teaduspõhine ajakiri, et seda ma küll usaldaks, aga ka uuringute osas
sa pead alati teadma, et igal uuringul on piirangud, sa ei saa võtta 100%, et näiteks on 10 inimest intervjueeritud, on teatud tulemusteni jõutud, järelikult ma võin öelda, et kogu Eestis see asi käib niimoodi, et alati tuleb lugeda hästi kriitiliselt, vaadata üle, et millistes tingimustes mingisugused uuringud on tehtud, millised need järeldused on ja tavaliselt on ikkagi teadusartiklites seal taga on ka need uuringupiirangud, et neid sellise tõsiselt uurida ja teha selliseid järeldusi, et jah, kriitilist meelt on igal juhul vaja, ka siis, kui sa oma rühma teiste liikmetega räägid, kui sa räägid õpetajatega üle Eesti, igal juhul kõigepealt peab olema sees oma mõtlemisvõime ja selline kriitiline meel ja et analüüsida enne, kui väga suuri järeldusi tegema hakata. Et üks osa on siis see, et õpetaja kuulab oma lapsi, et mis on nende huvid. Aga kas tänapäeval lasteaias peab mingil viisil seda lapse arengut kuidagi ka hindama ja dokumenteerima? See on küll huvitav küsimus, sellepärast, et loomulikult jälle oleneb sellest, et lapse arengut tuleb hinnata ja analüüsida absoluutselt igasuguses õpikäsitluses. Muidugi jah, lapse juhitud õpikäsitluses praktiliselt õpetaja ei tegutse või ei toeta last, seega tal seda vaja ei ole, aga ka täiskasvanust lähtuvas kasvatuses on ikkagi oluline õpetajal teada, milleks on lapsed võimelised ja siis ta lihtsalt oma tegevustes või sellistes tegevuste planeerimisel, läbiviimisel arvestab laste individuaalsust nii palju kui võimalik, et ta pakub ikkagi selliseid erinevat arengutaset arvestavaid ülesandid ja nii edasi. Aga seal on võib-olla see lapse arengu jälgimine, hindamine pigem nagu selline ühekordne kokkuvõte, endale sellise kinnituse saamine, et lapsed on need faktid omandanud, nad on need asjad ära teinud, järelikult kõik on hästi. Aga lapsest lähtuvas kasvatuses on lapse arengu jälgimine ja hindamine igapäevaline tööprotsess. Selles suhtes, et kuidas ma saan last toetada parimal kombel, kui ma ei tea, millest ta mõtleb, milleks ta võimeline on, mis teda huvitab, et ma pean kogu aeg kuulama ja me ei suuda 24 teksti meelde jätta ja analüüsida niimoodi, et ma üldse kusagile midagi üles ei kirjuta. Et ma pean kogu aeg enda jaoks märkmeid tegema. Nii et õpetaja peakski käima tal, siin on erinevaid selliseid lähenemisi. Mõned õpetajad armastavad seda, et neil on märkmid kogu aeg taskus ja nii kui nad midagi märkavad, mis on oluline üles märkida, siis nad kohe selle üles märgivad. Teisel õpetajal on kogu rühmaruumis kogu aeg mingisugused paberid, pliiatsid, et olenemata sellest, kus ta parasjagu viibib, et ta saab kohe kiiresti selle mõtte üles kirjutada. Ja loomulikult õpetaja peab ikkagi enda jaoks kogu aeg, tal peab olema ka mingi süsteem, et mida ta sellega peale hakkab, mida ta seal kogu aeg dokumenteerib. Et hästi sageli ju kasutatakse pildistamist, filmitakse, aga mida sa selle infoga pärast peale hakkad? Kui see jääb ainult selleks, et nii tore on lapsevanematele näidata, nii tore võib-olla lastele näidata, aga sealt nagu mingisugust õppimist ei tule. Et siis ta jääbki lihtsalt toredaks tegevuseks. Et õpetaja peab ikkagi enda jaoks kogu aeg seda materjali koguma. Nii et õpetaja igapäevaselt on nagu väikene teadlane ja väikene uurija seal rühmas, et oma igapäevatööd planeerida. Otse loomulikult. Õpetaja on ise uurija ja tänu sellele või ka lapsed ju jälgivad, mida õpetaja teeb ja lapsed ju õpivad õpetajalt. Nii et kui õpetaja ise saab aru, kui oluline on just nimelt kõigepealt ka selliste hüpoteeside püstitamine iseenda jaoks, et mul on mingisugune teadmine, ma arvan, et asjad on niimoodi, aga nüüd ma hakkan tõendeid koguma selle kohta, et kas need asjad ikka on niimoodi ja lõpus ma saan siis öelda, et tegelikult kas oli niimoodi või siis ei olnud. Lihtsalt valib suvalise lapse ja nüüd ma vaatan, 30 sekundit piisab täiesti ja kirjutan üles, mis ma nägin. Ja niimoodi jõuab ju päris mitut last päeva jooksul tegevustes vaadelda ja siis me märkame võib-olla asju, mille peale me muidu ei tuleks. Et kindlasti innustan
vaatlema ja oma vaatlustulemusi ka üles märkima, sest kuidas sa muidu saad pärast kokkuvõtet teha. Kui nüüd see igapäevane sihipärane vaatlus ja märkmete tegemine õpetajal on käpas, kas siis ei ole enam vaja nagu aastas neid suuri lapse arengu hindamisi teha nagu siis sügisel ja kevadel? Miks on võib-olla hea mõnikord sellisel ühel perioodil, sellisel kitsamal perioodil keskenduda, võttagi võib-olla selline laiapõhjalisem tagasivaatamine ette, et siis ta võib-olla märkab korraks ka seda kogu rühma taset, teadmisi, huvisid, et see aitab tal võib-olla iseendale jälle siis teadvustada, et vot need valdkonnad on need, millele peaksime rohkem tähelepanu pöörama, sest paljud lapsed näiteks ei ole veel nendest asjadest aru saanud. Ja mõned teised asjad, mis on riikliku õppekava järgi just nagu peaksime praegu nendega tegelema, aga need on lastele ammu juba selged, et need ma võin rahulikult rahule jätta ja liikuda edasi siis nende asjadega, mida lapsed veel võib-olla ei tea ja ei oska. Et sellised ühekordsed testimised võib-olla on õpetajale head selleks, et korraks märgata kogu seda grupi taset. Et see ei ole nüüd enam nii oluline selle üksikindiviidi arengu toetamise eesmärgil, vaid pigem see, et kuidas meil tervikuna läheb ja et kuidas ma oma tööd edasi organiseerin. Et selleks loomulikult on hea vahest ka selliseid asju teha, aga jälle, et kui me nüüd räägime testimisest, et mis asi on testimine, et kui tahta kasutada mingisuguseid psühholoogide loodud teste, siis selliste tõsiste testide juures on alati tegelikult öeldud, et kui sul ei ole selle testi läbiviimise ja tõlgendamise kogemust ja sertifikaati, siis sina seda kasutada ei tohi, sellepärast et sa ei oska lihtsalt tõlgendada seda, mida sa näed ja et miks sa seda siis teed, kui sa seda tõlgendada ei oska. Nii et, aga lasteaia tasandil me õpetajana ei kasutagi selliseid tõsiteaduslikke psühholoogilisi teste. Pigem on see, et meil on mingisugused koondatud vaatlustabelid, ma nimetaks neid kuidagi niimoodi, kus on siis näiteks, kui me võtame 5-aastaste arengutaseme, et kuhu me oleme märkinud, et 5-aastane laps võiks osata seda ja nüüd ma saan iga lapse kohta ära märkida, et kas nad on need teadmised omandanud või ei ole. Ja siis mul tekib nagu see pilt, et ahah, et kui mul on 5-aastaste rühm, järelikult, vot need on need valdkonnad, millega me tegeleme rohkem ja need asjad on need, millega enam väga palju ei peaks tegelema. Et see on see, mis ta annab lihtsalt õpetajale sellise lihtsama pildi, kui räägitakse kuidagi sellest, et nüüd viimane aasta lasteaias on eriliselt selline koolivalmidusele pühendatud, siis ma ütleks, et kõik see, mida me lasteaias teeme, kujundab laste koolivalmidust. Aga kui nüüd õpetaja tahab olla veendunud ja tõepoolest viimasel aastal ta peab olema juba veendunud, et see, mida ma olen rühmas teinud, kuidas ma olen lapsi toetanud, see on viinud selleni, et need lapsed ikkagi saavad jätkata tavakoolis ja mul on vaja seda kindlust, et kuhu ma olen jõudnud. Siis muidugi on erinevaid koolivalmidus selliseid materjale ju välja töötatud. Näiteks ma tean, et väga paljudes lasteaedades praegu kasutatakse Kristi Kirbitsa, Jana Rebase ja Reet Variku välja töötatud laste arengu jälgimise hindamise mängu. Et kuna see on puhtalt nüüd riikliku õppekava pädevuste järgi koostatud, et siis ta annab nagu võib-olla sellise ülevaate just nimelt sellest, et see, mis on riikliku õppekava järgi ette nähtud, et nüüd ma saan hinnata, et kas need oskused on olemas. Ja mulle väga meeldib, et see ongi mänguvormis koostatud nii-öelda test, sest tegelikult laps ei peaks saama aru, et me mingil hetkel tema teadmisi ja oskusi nagu nii-öelda hindame või testime, et need tegevused peaksid olema lastele sellised igapäevased, mille järgi me tegelikult neid hinnanguid enda jaoks anname. Ja nüüd, kuna seal see esialgne lapse arengu jälgimise hindamise mäng oli ikkagi ainult selliste akadeemiliste oskuste võtmes kirjutatud, et siis on hea meel, et Kristi Kirbits jätkas seda teemat
ja oma magistritöös siis töötas välja nüüd sotsiaalsete oskuste arengu hindamise mängu, mis on ka päris hästi õpetajate poolt vastu võetud. Aga samas noh, need mängud ikkagi annavad lihtsalt selle kinnituse, et ma olen asju teinud nii, nagu ma olen teinud ja ma näen, et lapsed on need asjad omandanud. Ma saan aru, et õpetaja lisaks sellele, et ta peab olema väga loominguline selles osas, et mismoodi ma need laste küsimustele vastused leian ja mismoodi ma seda keskkonda loon, siis ma pean olema ka väga loominguline selles osas, et mismoodi ma need tabelid enda jaoks teen ja mismoodi ma olen süstemaatiline, et lapse arengut hinnata. Aga ülikoolis töötate välja siiski ka ühte sellist suuremat testi, millega saaks neid 5-aastaseid lapsi hinnata. Et kui see test ühel hetkel valmis saab, siis milliseid võimalusi see õpetaja jaoks annab? Kui me rääkisime enne siin kooli valmidusest, siis väga sageli tekib õpetajatel see küsimus, et nüüd ma teen sellise väga mahuka töö ära, ma hindan lapse arengut ja nii edasi, aga ma ei saa ise enam mitte midagi parandada. Sest et need lapsed lähevad lihtsalt kooli ära ja seega see info kas siis on esimese klassi õpetajale vajalik või mitte, aga palju olulisem on ju õpetajal tegelikult iseendale mingisugused sellised verstapostid selle 7 aasta jooksul või kui laps on 5 aastat näiteks lasteaias, seada, et tal oleks nagu endal ka see kindlustunne, et lapsed on ikkagi minu rühmas normaalselt arenenud, see tähendab, et on arenenud nii, nagu neilt oodatakse ja sellepärast siis praegu töötatakse just nimelt välja 5-aastaste laste arengu hindamise instrumenti, et siis õpetaja saab veel sellele infole tuginedes midagi ise muuta. Sest eelkõige, nagu ma enne ka rääkisin, et lapse arengu jälgimine hindamine on õpetaja töövahend. Õpetajal on vaja seda informatsiooni, kas ma midagi pean muutma, teisiti tegema, mõne lapsega teisiti tegema midagi. Et selles suhtes see hindamise instrument on pigem, ta on mõeldud õpetaja töövahendiks, ja see annab siis õpetajale pigem nagu selle signaali, et kas mõnes valdkonnas ta saab ise midagi muuta või mõnes valdkonnas mõne lapsega on vaja pöörduda spetsialisti poole, et see on selline varajase märkamise üks instrument. Aga ma tahan jälle öelda, et see ei lahenda absoluutselt kõike seda lapse arengu jälgimise hindamise probleemi, sest et ka sellistel testide tegemisel on ju hästi oluline see, et sa ei saa sinna panna kõiki maailma asju, mida sa tahad teada saada. Et ühe korraga teen nüüd ma ei tea, kui me võtaksime nüüd riikliku õppekava ette ja proovime panna seal oleva sellise sisu kõik tahvelarvutisse teatud ülesannetega nagu hinnatavaks, et see lihtsalt ei ole võimalik. Sest tegelikult meil on ju olnud just see 5-aastaste laste arengu testimine. Ma ei tea, kui palju te olete kursis selle OECD poolt organiseeritud laste arengu hindamise. Just, et ka selle üle ju hästi-hästi palju oli arutlusi, et kas üldse teha, et nimetasime seda minipisaks, et võib-olla võidakse neid tulemusi pärast halvasti kasutada, et hakatakse jälle mingeid pingeridasid looma. Aga teiselt poolt, kuna Eesti nüüd ikkagi piloteeris seda lapse arengu hindamise instrumenti ja me tegime selle 2018. aastal oli siis rohkem kui 2100 Eesti 5-aastast last sai sellega ära testitud ja mis minule näiteks oli väga üllatav ja mida mina küll sealt õppisin, oli see, et Eesti lastel ei läinud väga hästi nelinurkade ülesleidmise ülesanne. Ja kui me hakkasime seda analüüsima, et mis seal taga võib olla, siis see on meie oletus muidugi, seda õpetajad ise teavad võib-olla paremini, aga tundub, et õpetajad väga palju räägivad ruudust,
räägivad nelinurkadest, aga et kui see nelinurk on mittekorrapärane, et siis laps ei oska seda seost enam tuua, et võib-olla on unustatud rääkida just nimelt, et mida tähendab nelinurk, et sul on 4 nurka, et sa pead loendama nurki, mitte see, et nelinurk seondub ainult teatud kindlate kujunditega. Et see oli selline, millele ma muidu ei oleks osanud nagu tähelepanu pöörata ja sellise testi käigus tuli see näiteks välja. Või teine selline väikene murekoht, et lapsed ei oska mustrit jätkata, et nad ei saa aru, mida tähendab mustri jätkamine. Et muidugi, kui ma siin ütlen, et ei saa aru või ei oska, see tähendab siis, et seal oli lapsi, kes ei osanud rohkem võib-olla kui teiste ülesannete osas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tõepoolest ka mina matemaatikadidaktika loengutes olen sellele vähem tähelepanu pööranud millegipärast. Et vaat need on jälle meie õppimise kohad ja nüüd see välja töötatav 5-aastaste laste arengu hindamise instrument ongi mõeldud pigem nagu sellele, et õpetaja saab endale tagasiside, ta näeb siis seda kogu grupi taset ja vaat siin nüüd tekib, et kui õpetaja tunneb, et ta on lapsest lähtuv ja ta läheb kogu aeg laste projektidega kaasa ja et mõnikord võib-olla kaob tal see üldine pilt silme eest ära, et ta läheb nagu väga selle indiviidi tasandile ja siis see annab nagu korraks talle selle pildi ka, et kuidas siis üldiselt rühmas on. Ja noh, muidugi mulle küll tundub, et need, kes on lapsest lähtuvad õpetajad, et nad on ju piisavalt pädevad ja professionaalsed õpetajad, et pigem ma ütleks, et need lapsed oskavad lõpuks palju rohkem, kui riiklikus õppekavas ette on nähtud, aga lihtsalt see annab selle õpetajale ka selle kindlustunde ja võib-olla toob välja mõne asja, millele ma olen unustanud tähelepanu pöörata. Kus rakendub siis see mõkk ja nõkk? Jah, et tegelikult meil on olemas Eestis haridusstrateegia, kus on sõnastatud, et kõikides õppevormides, õppetasemetel liigutakse ikkagi sellise õppija kesksuse poole. See tähendab, et õppija saaks olla rohkem ise aktiivne, ise ennast puudutavates otsustes kaasa lüüa. Nii et üldiselt Eesti riigi tasandil on ju see suund ikkagi paika pandud ja me lihtsalt tahame väga loota, et kool ka nende suundadega palju tööd teeb ja ma tean, et on palju koole, kus on hästi juba sellega, on koole, kus on natukene vaja võib-olla tagant lükata seda protsessi, aga põhimõtteliselt kuna meil ikkagi see suund on üks, siis ma eriliselt suuri kääre ei näe. Muidugi on vaja sellega tööd teha, et kui lapsed on lasteaias õppinud olema aktiivsed, küsima ja võib-olla nad ei ole kõige mugavamad õpilased siis algklassides, sellepärast et nad lihtsalt küsivad, kui ei saa aru ja võib-olla mõnikord tuleb neid küsimusi liiga palju ja õpetajale võib tunduda, et ta ei jõuagi oma seda materjali edasi anda, mis on vaja, aga samas ma arvan, et sellepärast me ei peaks sammu tagasi astuma, vaid pigem tuleks ikkagi tegeleda sellega, et kool jõuaks ka nende samade mõtetega edasi. Ja koolis on selleks ju päris palju võimalusi olemas ja võib-olla see on nagu selline suurema debati küsimus, et kuidas nüüd ikkagi milliseid võimalusi luua, sest koolis jah, kahjuks on see õppekava ja õpikud on hästi palju nagu dikteerivad, mis seal toimub. Et lasteaia suur pluss on see, et meil ei ole selliseid õpikuid, me ei aja õpikus näpuga järge ja see on andnud meile vabaduse, et miks meie oleme suutnud selle haridusstrateegias sõnastatud eesmärgiga hästi edasi liikuda. Aga need on jah sellised üldised riigi tasandil küsimused juba, et võib-olla tuleks ikkagi ka juba nendes õppekavades seda paindlikkust rohkem sisse kirjutada ja kuna ma ise olen kuulunud nüüd seoses alushariduse riikliku õppekava edasiarendusega ka sellisesse töörühma, kus siis analüüsiti just nimelt seda üleminekut lasteaiast kooli ja mul oli väga hea meel näha seal seda, et need algklasside õpetajad, kes seal töörühmas olid, nad kordagi ei öelnud, et lapsed peaksid rohkem matemaatikat või keelt ja kõnet oskama, vaid põhiline oli ikkagi see, et lapsed peaksid olema sotsiaalselt
valmis koolis teistega suhtlema, et nad saaksid iseendaga hakkama, et nad teaksid, kus nende asjad on, et nad suudaksid ennast ise riidesse panna, et nad suudaks sööklas ise endale toitu tõsta ja nii edasi. Aga see ongi ju see, millega me lasteaias võiksime tegeleda praegu või tegelikult ka hästi palju tegeleme. Et selles suhtes ma ei näinud nagu seal suuri erinevusi nendes ootustes ja õpetajad ilusasti ütlesid, et nad täpselt samamoodi ju püüavad neid samu oskusi toetada ja nad ikkagi neid samu asju ootavad. Et saimegi nagu tegelikult teada, kui oluline on siis alushariduse roll tegelikult haridusstrateegia elluviimisel ja kuidas tegelikult alusharidus liigub väga see on teerajajad, et kuidas alusharidus ongi tegelikult teerajaja, et saaks nüüdisaegne õpikäsitlus rakenduda kõikides haridusastmetes. Sain ma õigesti aru? Kuna lasteaiaeas on lapsed kõige vastuvõtlikumad üldse nagu selle keskkonnateguritele ja muule, siis lasteaia personal rühmast, kõik inimesed, kes töötavad nende lastega, peavad olema väga hästi haritud, pedagoogiliselt teadlikud, sellepärast et nende tegevus tegelikult mõjutab ju kõike seda, mis sealt edasi hiljem tuleb. Tavaliselt või on millegipärast ühiskonnas levinud selline arusaam, et mida nooremad on lapsed, seda vähem peab õpetaja teadma ja et ei ole vaja kõrgharidust õpetajale liivakasti äärde, nagu väljendatakse sageli. Siis vastupidi, erinevad uuringud on näidanud, et investeeringud alusharidusse toovad kõige rohkem kasu hiljem kaasa, sellepärast et põhiasjad on, kui on hästi organiseeritud juba sellises lapsepõlves, siis on sinna hea peale laduda ju uut maja. Nii et tahaksingi öelda, et mida nooremad on lapsed, seda targem peab olema täiskasvanu. Ja siin me ei saa kuidagi järeleandmisi teha. Kõik täiskasvanud, kes töötavad lasteaiaeas lastega, peavad olema targad, pedagoogiliste teadmistega ja kui me seda ei saavuta, kui me läheme seda teed, et lasteaias ja eriti alla 3-aastaste lastega võib töötada ka ilma pedagoogilise haridusega inimesed, sel juhul me juba võib-olla tekitame probleeme, mille likvideerimiseks me pärast hiljem kulutame miljoneid. Me väga täname, Maire Tuul, et te leidsite aega ja meiega oma teadmisi jagasite, et me saime kindlasti ise teadlikumaks nende mõistete osas, mis alushariduses iga päev ette tulevad ja et te avasite seda teemat õpetaja kui uurija enda rühmas ning saime siis teadlikumaks jälle, et kuidas see aitab toetada lapse arengut ja olla siis ise või liikuda selles suunas, et olla lapsest lähtuv õpetaja ja anda seda kaasaegset ja head alusharidust. Et veel kord suured tänud teile. Aitäh! Aitäh teile! Mis aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Täname, et te meid kuulasite. Hoidke silm peal ka meie Facebooki lehel Kes mis aias. Kuulata saate meid ikka läbi SoundCloudi, YouTube'i ning nüüd ka Spotify's. Vajuta julgelt endale sobivas kanalis kas telli, follow või subscribe nuppu, nii jõuavad uued saated kindlasti kohe ka sinuni. Kohtumiseni!